Ukraina keeldus täna sisuliselt 9. mai vaherahu järgimisest, kuna Venemaa Föderatsioon rikkus vaherahu 6. mail. Ukraina ei näe põhjust järgida Venemaa pakutud relvarahu seoses 9. mail Moskvas tähistatava võidupühaga. Põhjus on ilmne. Venemaa rikkus Ukraina poolt välja kuulutatud vaherahu juba esimestel tundidel alates 6. mai südaööst. Ööl vastu. 6. maid ründas Venemaa Ukrainat 108 ründedrooni ja erinevat tüüpi rakettidega. Lisaks ütles president Zelenski, et alates 6. mai südaööst on Vene Föderatsiooni väed rikkunud relvarahu režiimi 1820 korda, rünnanud Ukraina positsioone, rünnanud Ukraina linnu ja külasid droonidega ning pommitanud neid õhust. Seetõttu on Ukraina presidendi kantselei allikad juba teatanud, et ei näe mingit mõtet Vladimir Putini poolt välja kuulutatud vaherahu järgimises ning valmistavad ette massiivseid rünnakuid Venemaa vastu, just nimelt Moskvas toimuva võidupüha paraadipäeval. Venemaa ähvardab juba Ukrainat vastumeetmetega, kui 9. mai paraadi ajal peaks toimuma provokatsioone. Aga need ähvardused ise näitavad, et Kremli peremees Vladimir Putin ei suuda usaldusväärselt kaitsta ei tagala piirkondi ega pealinna. Kui ta oleks selleks võimeline, siis poleks ju vaja ähvardada. Tegelikult üritab ta niimoodi hoopis Kiievit hirmutada, et ärge meid rünnake, sest siis me kindlasti vastame. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu või QR-koodi abil või siis YouTube'i platvormil sponsorluse kaudu. Üldiselt, kui see saade on teie jaoks huvitav ja kasulik, palun teid saate lõpus toetada meie YouTube'i kanali tööd teie annetustega. Ukraina vastab samaga. Olenevalt olukorrast öösel ja homme. Samuti otsustame oma täiesti õigustatud vastuste üle. Kui seda üht inimest Moskvas, kes ei suuda elada ilma sõjata, huvitab ainult üks paraad ja mitte midagi muud, siis on see teine asi. Venemaa on sõdinud end selleni, et nende peamine paraad sõltub nüüd meist. Nagu täna teatasid Kyiv Independenti allikad Ukraina võimudest, ei näe Ukraina põhjust järgida Venemaa poolt pakutud relvarahu seoses 9. mai võidupüha tähistamisega. See avaldus tehti pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Venemaa rikkus Ukraina poolt pakutud relvarahu kokkulepet. 1820 korda kohaliku aja järgi kella 10 hommikul, vaid mõni tund hiljem. Siin ma tuletan meelde, et ma varem just rääkisin sellest, et Zelenski tegi kavalat käiku, sest Vladimir Putin teatas eelmisel päeval, et 8. ja 9. mail kuulutavad nad ühepoolselt välja relvarahu režiimi ja loodavad väga, et Kiiev sellega nõustub. Selle peale vastas Kiiev, et okei, meie kuulutame välja relvarahu režiimi alates 6. maist ja kui teie sellest kinni ei pea, siis mis mõte on Ukrainal järgida teie poolt pakutud relvarahu režiimi? Tuletan meelde, et Zelenski teatas 4. mail, et Ukraina kehtestab relvarahu režiimi alates 6. maist, pärast seda, kui Vladimir Putin pakkus välja eraldi vaherahu võidupäeval 8. ja 9. mail. Varem, tuletan meelde, vähendas Moskva planeeritud võiduparaadi ulatust iga-aastast oma sõjalise jõu demonstratsiooni seoses muredega võimalike Ukraina rünnakute pärast. Kunagi, vähemalt nende enda arvates, oli Venemaa armee võimas. Nüüd kardavad nad isegi Punasele väljakule minna, kuigi see peaks olema kõige paremini kaitstud koht Venemaal. Aga ei, nad kardavad Ukraina rünnakuid. Ja nüüd teatas Ukraina presidendi kantselei, et Kiiev on siiralt huvitatud tingimusteta relvarahust, mitte ajutisest. Ainus eesmärk on võimaldada Vladimir Putinil korraldada sõjaväeparaad, pärast mida jätkab Venemaa valimatuid rünnakuid tsiviilelanike vastu. Seetõttu on ilmne, et ainus Vladimir Putini eesmärk, kes pakkus välja relvarahu 8. ja 9. maiks, on vältida alandavat 9. mai sõjaväeparaadi nurjumist Moskvas. Tuleb meeles pidada, et kiilaka diktaatori Vladimir Putini suurim õudusunenägu on see, kui sõjaväeparaad nurjub või rikutakse, mis annab Venemaa elanikkonnale signaali, et see kiilakas jupats Vladimir Putin on nõrk.
ta kaotab seda sõda päriselt ja ei suuda tagada venelaste turvalisust mitte kusagil. Kui Flamingo raketid tabavad juba tehast, mis asub 1000 kilomeetrit Ukraina piirist, siis see näitab, et Vladimir Putin ei suuda venelastele midagi garanteerida. Ta saab ainult neid rõhuda, muuta nad veelgi suuremateks orjadeks, kui nad praegu on. Blokeerida neile interneti, mobiilside ja nii edasi. Pärast venelaste okupantide öist Ukraina pommitamist teatas Volodõmõr Zelenski, tsiteerin. Ukraina on selgelt öelnud, et tegutseb sümmeetriliselt, arvestades pealetükkivaid Venemaa pöördumisi meedia ja sotsiaalvõrgustike kaudu palvega tagada Moskva paraadi ajaks vaikus. Täiemahuline sõda ei ole hea aeg avalikeks pidustusteks. Ukraina otsustab edasised sammud pärast õhtuseid Ukraina luure ja sõjaväe aruandeid. Samal ajal märkis Zelenski, et Vene õhutõrje koondumine Moskva ümber nõrgestab teisi Venemaa piirkondi ja avab uusi võimalusi Ukraina kaugrünnakuteks. Samas ähvardab Venemaa juba Ukrainat vastumeetmetega, kui 9. mai paraadi ajal toimub provokatsioon. Kuid need ähvardused ise viitavad vaid ühele. Nimelt sellele, et kiilakas Vladimir Putin ei suuda usaldusväärselt kaitsta ei tagala piirkondi ega isegi Venemaa Föderatsiooni pealinna. Sõjauuringute instituudi analüütikud leiavad, et Kremli juht hoiab paraadist kinni, kuna ei taha tunnistada, et Ukraina on juba ammu toonud sõja Venemaa enda territooriumile. Tänavune 9. mai tähistamine Moskva Punasele väljakul saab olema kõige tagasihoidlikum kogu sõja jooksul, mis algas 2014 aastal. See tähendab, et see on kõige tagasihoidlikum tähistamine alates sellest ajast, kui Vene okupandid hõivasid Krimmi. Mingit sõjatehnikat ei ole, ainult häviväärsete okupantide marssiv kolonn. Külaliste arv on viidud miinimumini, tavaliste tuhandete inimeste asemel. Praktiliselt ühtegi välismaist külalist nagu riigijuhid, peaministrid ja nii edasi ei tule. Üritus ise kestab vähem kui tund ja isegi selle tunni sisse mahub veel ka ülekandeaeg. See tähendab, et näidatakse videot sellest, kuidas Vene okupandid sõdivad tühal Ukrainas. Isegi Venemaa ultranatsionalistlikud blogijad, kes moodustavad osa Vladimir Putini valijatuumikust, kritiseerivad üha enam kiilakat diktaatorit tema soovimatuse eest tunnistada uut reaalsust. Ukraina lööb sügavale Venemaale ja see pole enam uudis, see on juba norm. See on norm, igapäevane reaalsus, millega venelased praegu elavad. Ukraina lööb sügavale Venemaale. Kuigi teate, tasub märkida, et mina isiklikult ei oota Ukraina lööke. Moskvas võidupüha paraadi ajal 9. mail. Ühelt poolt võib see tõesti provotseerida kiilakat kääbust Vladimir Putinit ründama Kiievit. Milleks meile seda vaja on? Aga teisest küljest on see valik näilise efektsuse ja siiski tõelise tõhususe vahel. Eriti arvestades, et teistes Venemaa piirkondades on sihtmärke, mis pole praegu kaitstud õhutõrjega, mille Putin on Moskvasse koondanud. No näiteks oleks palju tõhusam hävitada. Parem oleks purustada veel paar naftatöötlemistehast või sõjatehast, kui raisata ressursse ehmunud Vladimir Putini ründamiseks Punasele väljakule. Jah, pilt oleks efektne. Jah, muidugi, see näitaks Putini nõrkust, aga kui tõhus see sõja kontekstis on küsitav. Seetõttu mina isiklikult sellist rünnakut ei oota. Ka Putini ettepanek kuulutada välja relvarahu on taktika, mille eesmärk on anda USA presidendile Donald Trumpile mõista, et ta justkui tahab rahu. See on relvarahu imiteerimine ja kahjuks on sellest Trumpile täiesti piisav. On märkimisväärne, et Vene okupatsioonivõimud Krimmis jätsid sel aastal turvakaalutlustel üldse ära võidupüha tähistamise. Kordan veel kord, võidupüha tähistamine jäeti ära. Ma mäletan, et Putin rääkis, et ta on juba sõja Ukraina vastu võitnud või võidab praegu. Ja nüüd äkki jätab ta võidupüha ära. Ja seda turvalisuse kaalutlustel. Kuidas saab võitnud riik või võitja pool karta võiduparaadi korraldamist? Mis juhtus? Millised turvalisuse kaalutlused seal on? Kas tõesti lendab midagi üle Venemaa? Ja nüüd teatas Krimmi okupatsioonivõimude juht Sergei Aksjonov, et sel aastal Krimmis ei toimu sõjaväeparaadi ega muid suuri üritusi, kaasa arvatud isegi seda regulaarset kepiga vanameeste marssi ehk surematu polgumarssi. Isegi seda ei toimu. Kardavad.
Ja varsti pärast president Volodymyr Zelenski teadet, et Venemaa rikkus vaherahu, mõistis Ukraina välisministeerium Moskva selle rikkumise eest hukka. Ja edasi tsiteerin Ukraina välisministeeriumi. Moskva eiras taas kord realistlikku ja õiglast üleskutset lõpetada sõjategevus, mida toetasid teised riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid. See näitab, et Venemaa lükkab rahu tagasi. Ja tema valed üleskutsed relvarahule 9. mail ei ole diplomaatiaga kuidagi seotud. Putinit huvitavad ainult sõjaväeparaadid, mitte inimelud. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha ükskõik millise annetuse või tasulise sponsortellimusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või QR-koodi kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head kõigile.